Ma olen Anastasia Pinnanen, olen Tallinna Lastehaigla pediaatri resident. Kodu peaks olema turvaline koht, aga tegelikult juhtub just kodus palju õnnetusi. Igal aastal satub ka Eestis haiglasse lapsi, kes on kodus ravimi leidnud ja alla neelanud. Asi saame teha, et selliseid olukordi vältida. Hoia ravimeid alati lapsele kättesaamatus kohas. See tähendab kõrgel ja lukus, millele laps ligi ei pääse. Ära jätta ravimeid hetkekski lapse käe ulatus. Ka vitamiinid võiksid olla lapsele ohtlikud. Ära kunagi räägi lapsele, et ravim on komm. See võib tunduda mugav viis veenda last ravimeid võtma, aga see õpetab temale, et ravim on maius. Ja järgmine kord, kui laps leiab ravimi, ta võib arvata, et see on komm ja alla neelata. Lapsele võib juba varakult õpetada, et ravimeid annab sulle täiskasvanu. Ütle rahulikult ja lihtsalt. Kui sa näed kuskil tableti, kapsli, vitamiinikarukest, ütle kohe emale, isale või mõnele muule täiskasvanule. Mängige läbi, mida sa teeks, kui sa näed maas midagi tundmatut. See annab lapsele kindlustunde. Ja kui midagi juhtub, helista kohe mürgistusteabekeskusesse 16662. See number võiks olla nähtaval külmkapil või salvestatud telefonile. Hoia ravimeid lukus, räägi lapsega ausalt ja ole ise eeskujuks.